6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Tervitused rallisõbrad, on reede 9. september, kogu maailm, ütleme, et pool maailmast on täna väikses leinas ja langetame mõttes meiegi pea kuninganna, Elisabethi auks mälestuseks, aga mõnda meest see mõjutab võib-olla lähemalt. Olen kuulnud, et britid on ikka raske nagu tööle isegi minna. Premier League'i voor tahetakse edasi lükata ja mida kõike veel, et... No jah, ega ütleme, sündmus on ju kurb ja sündmus on suur igal juhul. Et ega ka rallis nägime Elfyn Evansi kiivrisuksis mustas toonis, mis alati on valge, nii et kindlasti kõik on mõtetes seal. Aga mainin ära, et podcast, mida kuulate, on 6. käik ja räägime Kreeka ralli esimesest täispikast võistluspäevast, mis on olnud päris karm ja kurnav, kuigi võib öelda, et nii palju ei juhtunudki, kui me võib-olla kartsime, aga selles kategoorias, mis meid kõige rohkem sel nädalavahetusel huvitab, juhtus korralikult. Jaa, juhtus ja hakkas kohe algusest täna hommikul juhtuma ja kategooria või klass, millest me räägime, on ilmselgelt junior WRC jätkuvalt, et kui eile tegime sellise poolsaatest korraliku intro junior WRC-le ja rääkisime läbi kõik punktiarvestused ja võimalused, kes kus peaks olema ja mis strateegiaga peale minema, siis tegelikult üks favoriit kindlasti Sami Pajari kohe täna esimesel katsel, seal katse lõpus lõhkus ühe refi, kaotas seal circa 15 pluss sekundit ja järgmisel katsel lõhkus veel 2 refi, nii et Sami Pajari täna hommikul kohe mängust välja kukkus. No juba hommikul me rääkisime, et nüüd on võitlus siis 2 mehe vahel, Jon Armstrong, Robert Virves, aga see võitlus on ka selle hetkeni, kuni neil hakkab juhtuma, eks ju? Kus juures ega tegelikult Lauri Joona oli teine mees ju, või tähendab juba, ütleme siis 4. mees, kes on mängus, nii-öelda tiitlimängus sees. Tema sõitis ka siis tänase teise katse seal keskosas, kui ma õigesti aru sain, oma tagasilla kõveraks või ühesõnaga mingi detailide seal ära lõhkus. Ja kaotas kõvasti aega, sai veel 2 minutit 50 sekundit sai veel traffi järgmisest ajakontroll punkti hilinemisest, aga ta jõudis. Ja tegelikult ta on overall tulemuses siis junior WRC's 4, ehk tegelikult teoreetiliselt on ta veel mängus sees, et see ajavahe küll, jah, ta kaotab kaotas 3. katsel minut 13,7, 4. katsel 2 minutit, 5. katsel 1.28, 6. katsel on kaotanud 2.19 ja kokkuvõttes siis meil veel 7. katse tulemus ei ole, sest see stardirivi on nii pikk, et mine tea, millal jõuab Virves üldsegi hooldusalasse täna õhtul, et ja kokkuvõttes on siis 9.58 tema kaotus. Tuletame meelde, et täna ei olnud servist. Nii et ta lõhkus oma tagasilla ja ta pidi ise selle oma kätega seal nii palju korda saama, et ta selle tänase päeva jooks lõpuni. Ta kaotab 10 minutit, aga ta on 4. Ja tuletame meelde, topeltpunktid, 4. koht saab 12 punkti, korda 2, 24 punkti. Et tegelikult on ta nagu mängus veel jätkuvalt sees. Meil on sõidetud, ütleme, rahvli 3. rallist alles. Nii et meil on homme ja meil on ülehomme veel päevad ees. Kõike võib juhtuda, nii et ütleme, et teoreetiliselt on veel Lauri Joona mängus sees. Ütleme siis seda ka, et Robert ja Jon on kuskil kõrgemates taevastes jõududes heas kirjas, et siiamaani tüi pole midagi juhtunud. Jaa, absoluutselt. Ja tegelikult see võitlus on päris äge, et Jon Armstrong küll hakkas hommikul katse võite võtma, aga Robert oli, ütleme, selline väga stabiilselt nagu taga kogu aeg, sama kaotusega suht suurusjärgus. Nüüd 6. katse, 5. katse võttis Robert kõvasti tagasi, 15 sekundit võttis Armstrongilt tagasi. Ehk tegelikult, kui nüüd päev kokku võtame, ütleme, meil on jah 7. katse veel minna, me ei saa nüüd, me räägime 6. katse tulemustest, et tegelikult Roberti päev on olnud oluliselt stabiilsem, see nii-öelda kaotus Jonile oli kogu aeg väga stabiilne ja võttis kohe katsevõidu, et kui võtta 5. katse, siis Jonni 15 pluss sekundit kaotust
et kas tal juhtus seal midagi, ei tea täpsemalt, aga igal juhul selline stabiilsus Robertil on küll olemas olnud, millest me täpselt teile rääkisime, mis peab olemas olema ja täpselt hindama, mida konkurent teevad ja mitte liiga kaugele jääda, et olla seal kuskil olemas kogu aeg. Jah, et siis lõpuaja jääme täna siis võlgu kuulajatele, et meil endal podcast liiga hilja peale jääks ja inimesed jõuaksid ikkagi kuulata enne homset päeva, siis Robert 6. katse järel edestas John Armstrongi 3 sekundiga, William Creighton, hiirlane, kaotab seal 3. Robertile juba 1.39,1, et aga jah, pikk ralli on veel minna, et annaks nüüd see samunegi, kelle sõna nime niisama suhu ei tasu võtta, et annaks siis meile ka natukene õnne veel juurde. Ja hetkel siis on 2 katsevõitu ka 6 katse peale olnud, nii et 2 katsepunkti on kirjas meile. Ütleme, algus on väga kõvald ja täpselt see, mida ta tegema peab, nii et igal juhul siiamaani korda läinud päev. Aga mis võimalused veel Bajaril on nii-öelda oma tiitlit kaitsta? No ega seal ei ole selles mõttes tegelikult palju võimalusi enam, et tema võimalused on ainult need, et 3 mees kukuvad eest ära ju. Ega seal ei ole midagi muud. Katsevõit, ta võib kõik katsevõit ära võita, neid on 9, siis homme ülehomme. Et see ei anna talle midagi. Ja kui ta tuleb seal, ütleme, 6. Võib-olla keegi kukub eest ära veel, 5. lõpetab. See tähendab 20 punkti. Aga see tähendab seda, et kõik mehed peavad eest ära kukkuma, need 3, kes on tiitlimängus sees, nii et see on pigem selline juba läinud rong. Aga nagu ütlesime, Lauri Joona on veel tegelikult mängus sees ja Virvese ja Armstrongi vahel kõva võitlus homme jätkub kindlasti. Vaatasin seda, et kui live timingust saad WRC Plussist vaadata WRC ju seda jooksvat seisu ja juba punktid on ka Kreeka omad sisse pandud, siis junior WRC-s ei viitsi keegi sellega tegelikult. Ei, seal pole mõtet tegele, see on juba kõrgem matemaatika. Aga lähme siis WRC kategooria juurde, kus meie mees Ott Tänak 7. katse järel hoiab 6. kohta ja kaotab 31,1 sekundit viimasel katsel liidriks tagasi tõusnud Sebastian Loebile. Alustades võib-olla sellest eesotsast, et me keegi ei üllatu, et Loeb seal tagumiste startijatena ja oma kogemustega ja kõige muuga ikkagi seal esimesel kohal seisab. Aga kuidas on selgitatav Pierre-Louis Loubet tänane päev? 2 katsevõitu, hetkel 2. koht ja kaotust 1,7 Loebile. Tundub, et tal see väike paus kodus, tal ei ole täiskalender, et ta sai nüüd kodus natuke istuda ja tundub, et see purakas oli ikka selline sees, et see oli vaja välja lasta ja ta ikka teeb seda väga hästi praegu. Küll sõitu vaadates on selline, näha, et ikka mees pingutab, et see ei ole selline naturaalselt võib-olla tulenev kiirus. Et on näha, et ta ikka nagu, kõik need kraavid ja kurvid ja kõik on jube sirgeks sõidetud, et ta ikka, ütleme, ta sai selle esimese katsevõidu kätte ja sealt kohe see järgmine katse, mis tuli, et siis oli juba näha, et tal oli nagu juba selge missioon, et nüüd tuleb minna ja panna ja ta pani uuesti ära, ta sai oma 2. katsevõidu kohe järgneval katsel kätte, et ju see kõik sobib, see kogu kompott tegelikult sobib hästi siia, et ütleme, ega see Fordile peab ka võib-olla see aeglane ralli paremini sobima siis, kui võtame näiteks, ma ei tea, Eesti või Soome kiired teed. Kindlasti võib üks asi see olla. Auto on hea nendel teedel, aga mees peab ka ikka hea olema seal roolis, nii et kui me mõtleme tagasi Pierre-Louis Loubet eelmine aasta ja see aasta, siis siin ei ole mõtet isegi võrrelda neid mehi. Ja ma arvan, et meil üks prantsalane, kes istub kodus, M-spordi sõitja peab küll nüüd natuke mõtlema, et mis nüüd saab, et üks mees läheb ja tõmbab katsevõite seal ja põhimõtteliselt juhtis rallit pool päeva. Aga Loubel ka natukene õnne ikkagi olnud, et see rehvivahetustsoon ja väike 15 minutit parandamisaeg õigel hetkel tuli, siis 4. katse järel ta ütles, et tal pidurit pole. Ma arvan, et võib-olla seda natukene, see pidureid ei ole, tegelikult seda ütlesid kõik M-spordi mehed, aga see ei ole nüüd see, et pidurit ei ole. See on selline, et ütleme, pedaal on veits pehme, et pidurid on kindlasti olemas, aga ja selle parandab tegelikult lihtne pidurite õhutamine ära, nii et see on lihtsalt selline väike asi, mida ilmselt Fordi eripära võib olla, et kuumenevad kuidagi kiiremini üle kui teistel. Ja siis lõunapausi, jutumärkides lõunapausi järel siis ütles, et olime sel aastal mitmel korral väga lähedal sellele ajale, mis nüüd tablool on, et
mul on hea legend ja hea sõit ja aga olen ikkagi natukene, siis kui kõik klapib ja siis tulebki panna ja näed, vanal tuleb. See on üllatav isegi, et tal tulebki, noh. Et ta ju hetkel 7. katseni juhtis rallit ja 7. Ta ütles kohe 7. katse lõpus, ehk siis tänase viimase katse lõpus, et kahe alguses midagi natuke juhtus ja kuidagi midagi oli valesti või midagi tundus natuke valesti, et ta ei hakanud seal suruma, väga mõistlik mõte, noh, et auto võib sõita küll sirgesti ja kõik on hästi, aga kui tunne on, et midagi võis juhtuda, siis tuleb see tuua kinda peale lõpuni ära ja natuke kaotas seal lööbile 10 sekundit vist täpselt. Ja lööb andis liidriga ära 1,7 vahe, no kõva, ülikõva. Ülikõva. Näis, mis kiirust mees homme näitab, aga Ott Tänakul kõik ei ole kõige paremini sujunud kahjuks, sest hübriid. Jälle hübriid. No mitte isegi jälle, vaid sest vahepeal mitmeks ralliks me saime sellest jamast lahti, ainult Katsuta. Vahepeal oli Katsuta igal rallil, on ju. Aga vahepeal teistel nagu ei tundunud ja nüüd on jälle nagu käes. Jah, kadus ära vist juba enne 4. katset ülesõidul ja põhimõtteliselt ülejäänud katset ta on ilma hübriidita sõitnud. Jälle nagu psühholoogiliselt üsna vastik asi. Üks asi on see refiloterii, millega sa pead arvestama, teine asi on see hübriidiloterii. Ja oleks see võimalus... Mängiks nagu viikinglotot ja kenalotot korral. Oleks vähemalt see võimalus, vaata, et kui hübriidi tööta viskad see 100 kilo neid akusi sealt autost välja ja vähemalt on auto kergem, et tegelikult lihtsalt hübriidi ei ole. No tegelikult on näha, et on võimalik sõita ja me oleme tegelikult terve hooaeg näinud, et ilma hübriidita on võimalik sõita küll. Aga kui need katsed olid sellised tõusvad ja tõusvad, kogu aeg tõusis ja nad panid sinna mäe otsa nende katsete peal, siis seda 100 kilo vedada seal autos on ikka päris karm. No võta 3 lisaratast, visata pagassi, et see on päris suur kogus kilogramme ikka, mida vedada kaasa, kui sul on vaja sõita 0, sekunditega võidu. Ei kahju, ilmselgelt kahju, aga samas ei ole nagu liiga kaugel, et ta suutis ikkagi ennast hoida suht lähedal ja seal ees ju Sordo, ma arvan, et ei ole probleem homme ära võtta, Neville, eks ole näha, kuidas keegi homme hakkab tulema, aga kindlasti on homme töötava autoga võimalik siit edasi tulla. Kindlasti on, ebaõnne meestest veel rääkides, siis Greg Breen. Jah, isegi vist ei oskagi midagi rääkida, et kui hakkab viltu vedama, tegelikult mina panin ta poodiumile puhtalt sellepärast, et kui nii palju on viltu vedanud, et siis nagu ühel hetkel peab see ju muutuma, aga ei muuta. Kes ei tea, millest me siis räägime, et 4. katse ja ref läks. Ja 2 minutit kaotust tegelikult kõigest, et kiire refi vahetus. Jaa, ega selles mõttes, kui nüüd see nii-öelda 2 minutit maha võtta, on ju oleks nagu mängus sees. Võib-olla oleks katsevõit. Jah, et ta oleks nagu mängus sees küll. Et tempo on, ma arvan, olnud okei. Ma ei ütle, et hea, ma ütlen okei, ta on ikkagi esisõit, aga praegu ikkagi kogu aeg tuleb välja, et ta võiks olla seal 3. sõita, et nii on, jube kahju, aga nii on. No M-spordi õnneks, ütleme nii, et on mehed, kes välja veavad seekord. Ja kusjuures, kui üldse nagu paar nädalt tagasi võtta, siis Gus Greensmiti treener Kristjan Sohberg kommenteeris natuke seda siselu ja see on päris tuksis seal, ma sain aru. Et kuidas Priin saab seal puid alla, nii Rich Milneri kui Malcolm Wilsoni käest. Mis väljaandes see oli? Võt ei mäleta täpselt, aga kuna ta on Gus Greensmiti nii-öelda treener, mentor, kõik jutud kokku, siis ta näeb seda asja kõrvalt kogu aeg ja ta ütles, et sellist käitumist ei taha isegi vaenlasele, nagu, et kuidas Kreegiga käitutakse seal. Nii et ega kui Kreek sealt, ma arvan, minema lüüakse, siis ega võib-olla pikas perspektiivis ongi nagu talle parem ka. No meie konkurent podcastis Power Stage'is arutati, et kas kultuurimuutus võis tulla M-sporti siis, kui vaadati, et kuidas Otiga käituti, aga Ott ikka kujus välja, vaata. Jaa, seal võib küll olla, et vaadati, et Ott visati põhimõtteliselt välja ja kuidagi tuli välja ja tegelikult ka Evans lõpuks oli hea näide, ma ütleks, et Evans ju ka löödi välja ja pandi R5-ga sõitma kohalikku Briti-sarja. Priin on natuke erandlik selles mõttes, et ta on mitmel korral välja praagitud erinevates kohtades, ta on natuke vanameistri staatuses juba natuke. Ütleme, teda ainult välja praagitaksegi mingil põhjusel kogu aeg ja ta polegi saanud nagu, see on ta esimene täishooaeg. Et jah, iga sõitaga see ei tööta ja samamoodi nagu tegelikult praegu ju Hyundai võiks samamoodi Solbergi välja visata, aga ei viska. Et ju on näha, kui tugev keegi mentaalselt näiteks on,
et kellega saab niimoodi käituda, kellega ei saa päris. Et Solbergi hoitakse ja öeldaksegi, et sõidab oma sõidud ära ja vaatame, et ta ei pea minema R5 rooli tagasi, et tõmbab ikka kogu programmi ära ja sõidab edasi, et ei ole mingit juttu. Eile loomulikult istusime kõik perega teleka ees, vaatasime, nagu paljud ilmselt Eesti pered vaatasid avakatset Ateena olümpiastaadionil, 50 000 pealtvaatajat. Vägev. Mega vägev oli see. Mul üldiselt need linnakatsed ja asjad, ma vaatan neid ühel põhjusel ainult. Sellepärast, et kellelgi alati juhtub seal midagi väga tobedat. Ja Andres Mikkelsen. Ja täpselt, ja sellel põhjusel ma panin ka selle seekord käima. Üks esimesi hüppeid siis ja... esimene hüppe, esimene kurv. Esimene hüppega kurv, jah. Ja mis tal juhtus? Vedrustus kõver. Jah, see ratas oli ikka põhimõtteliselt pooleldi alt ära, et see oli ikka täitsa tuksis seal. Et rumal viga, jah. Ja tegelikult ju Lappi pani järgi sama koht, natuke aega hiljem, ja Lappi, ütleme, oli näha, et ta seal päästis ära käsipiduriga ja sai tagarattaga sinna betoonblokki pihta, õnneks ei sirgeks. Aga tuli ikkagi sõitu, vist juba superralli selle märgi sai külge. Ta sai ikkagi katse mitte läbimise eest vist 10 minutit isegi, nii et suures mängus enam ei ole, aga... Mis see nüüd tiitli mõttes tähendab pidu Poolaka Kajetanovitši? Tõenäoliselt. Et Kajetanovitšil on kindlasti üks ralli veel sõita, kui ma ei eksi. Üks on kindlasti minna, kui mitte 2. Oletame, et üks on minna, ja nad olid suht ühe pulga peal seal vist, nii et Kajetanovitši pidu on kindlasti praegu. Ja Mikkelsen oli see viimane? Jaa. Mikkelsen rohkem see aasta punktide peale sõita ei saa. Päris karm. Väga karm. Läks siis hullu panema või rahvale show'd või ma ei kujuta ei, ma isegi arva, et see kuidagi, see oli lihtsalt, vaata, mehed tegid esiteks, kas sa nägid, kuidas reket tehti või? Ägedad pildid olid niimoodi, et sõitjad olid tõuksidega ja põhimõtteliselt siis kõrvaklapid peas kõnes kardilugejatega ja kardilugejad istusid põhimõtteliselt kuskil kohvikus siis. Võtsid natuke kohvi ja sõid kooki ja siis kirjutasid legendi samal ajal. Et kogu see nagu kirjutamine oli ise juba piisavalt veider, et seda ei saagi hästi kirja. Ja ilmselt sealt ka see põhjus tekkis, et ei saa seda tunnet kätte, et kas ta tõstab või kui palju see nukk tõstab. Tõenäoliselt Mikkelsen ei arvanud, et see nukk sealt auto õhku tõstab. Jah, ega seal napikad oli teistelgi, kes seina riivasid, lopendas ühel Toyotal ka tagaosas natukene. Aga igatahes, jah, vägev, tunnustame Kreeka ralli korraldajad ja kindlasti vägev elamus ka sõitjatele endale. Rääkides veel tänases päevast, mina olen ikka seda veendumusel, et igal rallil on üks selline katse, kus juhtub nii, et pärast enam ei juhtugi. Seda ei ole tuld veel. Just, et see tuleb homme. Ja, ma olen ka selles üpriski veendunud. Samas, äkki tahaks, et oleks pühapäeval vahelduseks? No pühapäeval oleks muidugi nagu põnevuse mõttes huvitavam, aga kindlasti iga ralli on selline katse, kus hakkab juhtuma. Tänane päev oli isegi nagu sa ka alguses ütlesid kohe, et kuidagi jube puhas. Et tegelikult oligi väga puhas. Oligi Priini ref ja juunioride ref ja seal WRC2-s. Ma väga palju WRC2 ei jälginud täna nii-öelda põgusalt, mida Eesti poisid teevad. Eesti poiss. Ja sellega ka asi piirdus. Aga jah, väga puhas päev täna. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Oota, me ei ole rääkinud Kalle Roomperast. 9 koht, minut ja 7,8 sekundit. Ma tahtsin just jõuda selle juurde, et ärme räägi mitte Kalle Roomperast, vaid räägime Toyotast üldse. Kõige tugevamad sõitjate line-upiga, kõige parem auto ja Toyota 3. koht, 8. koht ja 9. koht. Et Hesabekka Lappi toob praegu nagu päästab päeva. No ütles siis Kalle päeva lõpus, et loodetavasti homme saame paremini, kui meil on parem stardipositsioon, aga kas saame selle, mis teil see minut kaotust, saame kõik stardipositsiooni kaela ajada? No ei saa ju. Aga Ott oli teisena ja ta pani ilma hübriidita. Ei ole väga suur vahe, kas sa oled esimene või isegi tegelikult hommikul oli esimesena parem tulla, sest me nägime seda tolmu täna hommikul esimese katsega. Nii et tegelikult esimene katse oli kohe ja kindlasti oluliselt parem tulla esimesena kui Otil teisena. Jah, ütleme nii, et ega siin ei ole midagi rõõmustavat tema puhul. Aga
tuletame meelde, et tal ei olegi hetkel vaja siin lolli mängida, muidugi ta tahaks ju kiiresti sõita, seal ei ole mingit... No kindlasti ta ei taha ka 9. kohal. Ja täpselt, et ma arvan, et see, kui ta oleks seal 5-6, kõik oleks fine, aga praegu see 9 on ikka nagu, pigem võiks öelda, et ikka suur pettumus. Aga kui vaatame nüüd, keda tal püüda oleks, esimesena Elvin Evans 33,3 sekundit, üsna, keegi kahtleta päeva lõpuks võibki selle vahe ju ilusti tasa teha, aga keeruline punkt, kus alustada uut päeva. Väga keeruline, ma arvan, et isegi, et see ei ole võib-olla, 33, pulli number 33,3 ja Evansi auto number 33. Mingid märgid jälle. Et kas ta suudab ta ära võtta, ma ei tea, võimalus ikka on, aga Greensmiti ta suudab kindlasti, ma arvan, ära võtta ralli lõpuks. Ja siis eks ta peab hakkama lootma, et kellegi ees hakkab juhtuma ka kindlasti. No siis tuleb Ott 6. kohal. Siis, jah. Ühesõnaga, ega ta ei saa puhta sõiduga siin enam mingit adekvaatset tulemust kätte, et peab lootma, tema peab nagu lootma, et ees hakkab midagi juhtuma ka, et saada vähe paremaid punkte siit. No üldseisu pole vist ka täna üldse tervenisti maininud. Oti ees on 5. kohal Sordo, 22,2 sekundit jääb tema lööbist maha ja omakorda Neuvillist maha 6,2. Neuvill jääb lööbist maha 16,0, Lappist maha 7,3. Lappi jääb lööbist maha 8,7 ja Lubeest 7,0 ja Lube, nagu öeldud, siis 1,7. Ägedalt tasavägine on see. Tegelikult sellistel rallidel ikkagi tavaliselt need vahed lähevad jube suureks kiiresti. Et siin praegu esimese päeva lõpuks 4 mees 16 sekundi sees on ikka väga hea ja esimene teine koht 1,7 sekundi sees. See on kõva andmine. Ja 8 meest 34 sekundi sees arvestades see stardikoht on ka nagu loogiline. Väga hea. Selles mõttes see Rovanpera minut tundub, kindlasti seal on omad põhjused, millest me õhtu veel kuuleme. Jaa, aga kindlasti ka... Või siis ei kuule. Ja lõpuks mis ma öelda tahtsin? Need teeolud ikkagi, ma arvan, teevad selle asja selliseks, et kõik sõitjad ju ikkagi olid üllatunud, kui heas olukorras teed on. Et kui mõelda nüüd ajalukku tagasi Akropolis ja ralli teed ja mis oludes need on, siis sellist Akropolist pole isegi Sebastian Loeb kunagi sõitnud nii heades oludes, nii et see nagu päästis päevasõitjate jaoks kindlasti täna. Vaatame, mis seal WRC 2 või siis ralli 2 autode arvestuses ka toimub. Emil Lindholm juhtimas Nikolai Gräzini ees 30,5 sekundiga ja Sunnineni ees 36,1 sekundiga. Siis väike vahe, 20 sekundit tuleb Johan Rossel, norralane Eivind Brynildsen ja siis Georg Linnamäe 1.13,0, 6. koht ja Lindholmile kaotust 11.13,0. Minu meelest Lindholm on praegu kõige kõvem noor sõita üldse tegelikult. Juhib ka Soome meistrivõistlusi. Iga etapp, kuhu ta MM-ile läheb, ta sõidab põidu nimel, võtab katsevõite, ta on minu meelest kõige kõvem noor sõita üldse. Aga natuke, ma ei tea, ma ei ole Teemu Sunninen tegemist, aga tegelikult väga kursis täna, kuidas tal läks või kus see kaotus tuli, et see natukene suur on minu meelest. Aga tegelikult Chris Ingram, kes praegu on 8, oli mängus sees veel poole päeva peal kindlasti, et väike off-road oli tal. Aga muidu tuli ka päris tublisti, oli selles eesotsas satsis sees, nii et igal juhul seal ka tegelikult sellist põnevust veel tegelikult jätkub, et ei ole mingit suuri vahesi sisse teinud ja Lindholm läks nagu eest ära, aga tegelikult tagant on neid paare küll, võistluspaare. Priinil oli veel tegelikult õhtul ka natukene probleeme, ukse tihend hakkas teda segama, et kui ikka juhtub, siis mingi väike asi hakkab siin veel ärritama niimoodi, et... Mõned mehed ütleksid, et jälle Ford, jälle hakkab mingi nali pihta. Tegelikult, sellised väiksed asjad häirivad päris palju ja kusjuures WRC laivis ka, sina vist ei kuulnud seda, aga mainiti, et Jari-Mati Latvala Stovarti Fordiga sõitis aastat, ma ei mäleta või mainitud, oli sama olukord. Tihent tuli lahti, vana hakkas sättima seda ja siis pani välja. Et see on tegelikult suht nagu nii tope väike asi, et nagu mis juhtuda võib, aga see võib päris, see võib ralli tuksi keerata ära, et õnneks Priin nagu selles mõttes, et
tuli sellest olukorrast okeilt välja, aga jah, Jari-Mati Latva on oma ralli pidanud lõpetama sellise tihendi probleemi pärast. No ja hommikust tasub veel märkimist väike nurin siin tolmu üle, et ei ole tegelikult tore tolmu ja tõusva päikesega sõita, et 3-minutilised vahet tehti kohe kiirelt 4-minutilisteks, aga... No seda räägiti enne katset juba kohe, seda räägiti kohe, aga siis minul tekib küsimus, et no ralli korraldasid ju esimest aastat. Nad teavad ju, mis toimuma hakkab, et pange siis, ma ei tea, reeglitesse kirja, et hakkame vaatama õunte pealt, et kuidas esimese katse järel on. Või siis tehke kohe 4. No minu meelest tegelikult olgu, mis ta on seal nii-öelda algselt see ajagraafik, aga peale shakedowni või shakedowni ajal on tegelikult kohe näha. Nii palju ikka shakedownist aru saab, kui palju tolmab. Ja kui shakedownil juba, mis iganes ajavahega need sinna peale läksid ka tõenäoliselt 3, ma arvan siis, ja seal oli tolm üleval, siis tuleb see asi ära muuta ja tegelikult peale shakedowni võitiski Thierry Neville ja Ott Tänak võtsid teema nagu eelkõige nemad võtsid teema üles, et see ei saa nii olla ja 4 mintsa on vaja. Midagi tehtud, esimene katse sõideti ära ja siis nagu korraldada neid, kuule, okei, ongi päris tuksis tegelikult ja siis lükati 4 peale, et esimene katse panid, no Evans kaotas kõvasti näiteks, ma mäletan praegult peast ja no seal oli neid, kes pidid sirge peal kinni pidurdama, sest selline tolmukott oli ees, midagi ei näinud, et no veidrad asjad korraldab poolt küll, aga no ütleme, anname seekord andeks, sest esimene katse oli kõva. Jaa, esimene katse oli kõva, jääb kindlasti kauaks meelde. Egas siis muud, kes see Mikkelseni tõttu pidi väga kesise ajaga leppima seal? Rossel, mis selle ajaga tehti? Sealt ma isegi ei ole vaadanud, aga me võime kohe üle vaadata, kas on midagi tehtud. Ma ei ole kindel, kas ta aega muudeti. Ei muudetud, 3,5 kaotust Teemu Sunninenile ja nii jäi. No ütleme, seal on alati, see on siis võistluse nii-öelda võistluse juht siis selgitame, et nad olid siis paaris rajal ja Mikkelseni viltune auto liikus nii aeglaselt, et Rossel sai ta ringiga kätte. Jah, ja seal oli piisavalt kitsas, et mööda väga lihtsalt poleks saanud, aga ütleme, õnneks Mikkelsen keeras tee pealt just maha. Sportlik ebaõnn, väga lihtne. On juhtunud palju mul seda, et lähed pärast võistluste juhiga rääkima, et nagu tahaks aega tagasi saada ja siis öeldakse, et kuule, ei, sportlik ebaõnn, et nii on sinul ja nii jääb, et midagi ei ole teha. No jah, kuskil on nagu piir, selles mõttes sportlik ebaõnn kuni nagu katse lõpetamine, et ja mul on olnud veel isegi nii tobedat olukorda, et Poola ERC etapp esimene katse Mikolaiki areenal ja sõidame katse ära ja kaardiluga ütleb 1 aja ja siis vaatad sealt tahvri pealt, et nagu mingi 5 sekundit aeglasem. Ma ütlen kohtunikka, et ega mu kaardilugeja ka nii aeglane ei ole, et küll ta ikka nagu võib-olla 0,1, 0,2 mõõdab aega mööda, aga mitte 5 sekundit ja nii jäigi asi. Ja ei olegi midagi teha. Ei olnudki midagi teha ja kust nad selle 5 sekundit aeglasem aja mulle said, ma ei kujuta ette, et vahepeal sellised veidrusi juhtub. Aga kohtunikud üldjuhul on ingliskeelsed? Ja. Et ei ole Kreeka kohalikud? Et ei pea tõlki vahele võtma, üldiselt ei pea, et inimesed mõistavad inglise keelt õnneks, jah. Vaatangi, et meile küsimusi pole laekunud, kui on ja me pole seda tähele pannud, siis ma ei tea, põrgatega uuesti, me vabandame 1000 vabandust ja homme lahendame selle küsimuse ära, aga hetkel silmaga üle keerides tundub, et ei ole. Ja, kes meiliga saate ei viitsi, siis võite, ma ei tea, Instagrami, kuhu iganes kirjutada ka. Jaa, Delfi Spordi Facebook kindlasti ootab seda kohta, Rolandi Facebook. Kuskilt me leiame kõik need ülesse, kuhu iganes te kirjutate, küll me leiame need ülesse. Aga õige aadress, kuhu saata on kuueskaik@delfi.ee. Vabandan ka Toomas Järveoja ees, et ei ole jõudnud videoid, mis ta meile Facebooki saatis raja äärest üles panna. 1000 vabandust, õpinametit läheb aega. Õpinametit, meil on siin jätkuvalt spordiosakonna juht. Jah, päev on olnud hullumeelne, rallit olen jälginud, aga see kõik teeb hullumeelseks. Gunnar, sina oled see mees, kes enam sellist teed ei tee, sul on nüüd alluvad. Sina delegeerid... Kes kannavad ette, kuidas rallipäev läks, ei sellist ülesannet meil ei ole. Sina delegeerid kõik need ülesanded kohe kellegile teisele nüüd. Sa pead õppima ametit, sina ei pea tööd tegema enam. Jah, aga vaatame, mis nende küsimustega saab. Igatahes, põnev rallipäev, oleks võib-olla oodanud rohkem põnevust.
Eesotsas küll, aga ütleme jälle, see junior WRC nagu minu jaoks on olnud tänagi või üldse ma ei tea, pange mingid kaamerad, ma tahaks näha ja... Ega see Roberti ju seda onboardiga kuskilt kätte ei saa ju? Ei saa, see ainult nii palju, kui junior WRC oma sotsiaalmeediakanalites hiljem jagab neid. Aga neil endal on peal? Jaa, on olemas. Enda tarbeks ainult? Ja kaamerad on peal ja linnistavad 24/7. Aga nagu punktikatsel ka, et tavaliselt WRC2 meestele on ikka natukene eetrit antud, et mõelge nüüd midagi välja, et saaks nüüd selle juunioride heitluse ka. Ma just mõtlesin, ma arvan, et seda tehakse isegi. Et me pannakse siis junior WRC, WRC2, need vähemalt, kes siis junior WRC tiitli peale sõitma hakkavad. Ma arvan, et pannakse pilti küll Power Stage'iks. Ma usun vähemalt. Kõlab kuidagi loogiliselt. Ja äkki isegi on varem olnud ka nii. Ma ei luba, aga nii on. Äkki on olnud. Ühesõnaga, üks asi veel. Eile ma lubasin mürki võtta, kui kellelgi junior WRC's refid katki ei lähe ja Sami Pajari päästis mu päeva kohe täna hommikul ära. Nii et 3 refiga vist või? 3 refi läks, nii et ma pärast kirjutan Samile, et ainult mees. Aga kui see jääbki nüüd ainsaks, siis sa pead tõesti saatma. Ja, kui teistel rohkem ei... Siis ma saadan talle sõnumi pärast. Aga selge, meie täname ja nii ongi. Nii on ja homme tuleb äge päev kindlasti, nii et tulge õhtul tagasi ja võtame päeva kokku. Ja alustame päeva homme 8:33, natuke hiljem kui täna ja lõpetame umbes samal ajal nagu täna. No, siis on lihtne. Pange tänane kalender copy-paste homseks ja nii ongi. Ja, kena õhtut, nägemist. Homseni. 6. käigu tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.